tere! Ning seekord on teemaks mina ja mängud, ehk siis mina, Leonhard ja mängud. Palju ma siis mänge mängin? No, eriti tegelikult ei mängi. Pole väga mängudes sugugi hea. Ja millekski üldse ongi vajalik. Milleks on vaja olla hea mingisugustes mängudes. Ainult selleks, et nendega raha teenida. Äkki mängude mängimisega. Rohkem ma asjal pointi ei näe. Ja rohkem asja pointi ei näe. Mõned üksikud mängud on, millest ja mida ma vahel harva mängin. Mis ma just näiteks Age of Empires vahel harva, mitte tihti. Üldiselt eelistan ma rohkem uute asjaga tegeleda, nagu nüüd viimase ajal uurimustööga või siis jooksmisega, õues olemisega. Olla õues, kui ilmad on ilusad, siis tuleb õues olla, väljas käia, olla põhiliselt õues väljas. Kooliga tegelen ka. Mängimine ei ole oluline. Arvutimängude mängimine tähendab mängimine küll. Korvpalli mängin näiteks. Aga see ei kattu väga saate teemaga. Saate teemaks on eelkõige arvutimängud ja muud sarnased mängud. Konsooli või igasugused arvutimängud. Jah. Teised ei kattu üldse. Õues pallimänge mängin küll ja siis mängin veel. Jah. Kui välja tuua mõni üksik mäng, mida viimasel ajal olen mänginud, siis neid on üsna vähe. Aga mängingi, siis on see Leonhardi mängude kanali jaoks. Shadow Fight esimene osa oli näiteks viimane mäng. Shadow Fighti mängisin. Altos Odyssey on päris hea mäng. Ja Continuum Prime oli ka normaalne mäng. Grand Mountain Adventure oli ka vägagi hea mäng. Kui rääkida nii-öelda tahvelarvutimängudest. Grand Mountain Adventure. Selline suurtes mägedest alla laskmise mäng. Pidid laskma mäest alla slaalomit tegema. Slaalomi laskmise mäng, suusatamine põhimõtteliselt. Siis Altos Odyssey, sellest ma olen juba rääkinud natukene. Odyssey teine osa, teekond maailma lõppu. See on see mäng, kus sa seal hüppad. Lähed, hüppad. Sõidad kusagil kõrbes mingi lauaga.
täis hüppetüppa, pead hüppama üleküdest kividest ja selline mäng. Continuum Prime on siis üks pallimäng. Sa pead laskma palli, et sa pääseksid elusalt läbi, peaksid laskma erinevaid palle erinevates kohtadesse, et ära ei külmetaks, pead tule laskma ja kui et sa tule aga ära ei põleks, siis pead laskma külma palli ning kogu aeg liigud edasi, et mingisugust käiku kuhugi. Üks käik on ainult. Aga jah, sellised mängud. Veel mingi Standoff 2, mida ma olen mänginud natukene. Tulistamismäng. Ja pealkirja mul võitleja varjudes. Shadow Fight on võitleja varjudes Grand Mountain Adventure lõpetustes eesmärgid Altosse Odyssey teekond maailma lõppu ja sama mängu teine pealkond lõputu teekond unistuseni. Standoff 2, paneme juute ahju, natsid versus juudid. Ja Continuum Prime esimene osa, vesi, tuli ja pallid. Battleground 2, US Army World 2, Battleground, kaevikusõda Ameerika. Rohkem väga ei olegi. Võrdse ma viimegi ühe korra proovisin alguses. Ja see on kõik. Ma ei tegele väga selliste asjadega. Kuigi on läinud hästi. Stellion juures siin siis reklaamid. Need videod, millest ma just praegu rääkisin, on Leonhardi mängukanali videod. Mängukanali videod, Leonhardi mängud. Leonhardi mängukanali. Käia vaadata videot saab juurde. Saab tellida kanalit. Käige seal. Vaadake neid videoid. Ja mina olen Leonhard. Ja muud sul väga öelda ei olegi. Me vaatame mängu uudiseid natukene. Nõmme Kalju e-jalkaturniir. See võidab PlayStation 2 ja koha e-spordivõistkonnas. E-jalgpallide Nõmme Kalju X-Cup Premium-liiga mängupäevadel toimuvad mängud. Registreerimine algab järgmise nädala. PlayStation 4 konsooli peal. No, PlayStation 4 on auhind. Selle konsooli peal tõenäoliselt toimub ka mäng. Väga Kalju e-sporditiim. Nii. Reaalse Fortnite'i haardi kiristatud on mingi. Hihihi, sellist asja ongi vaja või? Näiti tarvikud.
kohalikus kirjast. siit sees tegemist füüsilise koopiad sellest mängust. Kas tõesti seda on vaja või? Jah, küsimus on see, kas seda on nüüd vaja? No ei ole vaja päriselt Fortnite'i neid asju. Kellele sellist asja vaja on? Ma ei saa aru. Ubisoft, mingi koodimäng. Koode. Kuidas me punkti ei saa koodi nimekirja. Ubisoft hakkab ise koodi muutma. Ma käin korra